Tegin valmis selle kasti soega ja siis panin sellise pleki siia ette. See plekk on sellepärast, et tuleb kuri rähn ja tahab poekivi mune ära süüa. Aga kui on plekk ees, siis ta ei saa seda auku suuremaks taguda. Et selline lahendus. Nii, nüüd sain oma kasti valmis. Panin katuse peale talle. Ja selline korralik, üsna raske. Lasin SFS-idega kinni selle pesakasti, et ta on nii raske. Ta on mingi, ma ei tea, 10-15 kilo äkki. Ja ma ei hakanud näitama seda üles vedamist siin, et see oli päris süke, et sain võib-olla kerge sinika siia endale kuhugi. Aga nüüd on ta siin paigas. Noh, siin peal võib isegi istuda, ma arvan, et ta on korralikult kinni. Siin panen veel ühe kruvi ülevalt poolt, mis toetub. Siit veel üle. Ei ole lihtne. Pool nüüd tõestan. Ei saa, seda ei saa. Seda ei saa. Võtame veel tagasi. Panen alla.
nüüd on kinni. Korralikult kinni. Mis ma ütlen? Kui sa ei ole selline linnusõber Nils Holgersson, siis ära tee järgi seda. See ei ole lihtne töö. Aga kui sulle meeldib vaadata kävlikut ja porri, hea sõber, tee järgi. Igal aastal paned ühe üles. Muidugi pead vaatama seda ka, et kui saega lõikad kuskil, et siis linnupesi ei ole seal juhuslikult, et mina lõikasin näiteks seda vana mändi seal, mis oli kukkunud see aasta. Vaatasin kõik üle, et ühtegi linnupesa ei ole, et kõik on turvaline lõigata.